Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinult. Ja täna me räägime ühest väga huvitavast teemast. Nimelt ajaloo, teadaoleva ajaloo tühistamisest. Sest me seisame inimkonna ajaloo kõige suuremal murdepunktil, kui nii võib öelda. Ja kõige suurema avalikustamise äärel. Ja see on tegelikult juba alanud, nagu me teame. Ja see, mis praegu toimub, on alles algus. Aga ma usun, et see, mis hakkab välja tulema, on šokiks väga paljudele. Sest tõde selle kohta, kes me oleme, kust me tegelikult tuleme ja kõige sellega seoses olevad asjad on need, mida on meie eest varjatud. Ja kui see tuleb päevavalge, siis praegusel hetkel ta nii-öelda valmistub sellest pimedusest ja varjumaailmast välja murdma. Ja kui see tuleb, siis see saab, nagu ma ütlesin, šokiks olema tervele maailmale. Ma olen täiesti veendunud, et absoluutselt kõike, mis tegelikult on ja on olnud, meile ei avalikustatagi. Sest see on võib-olla liiga palju, et nii-öelda läbi närida. Aga see on fakt, et meid on sajandeid, meie maailma on kontrollinud pettus, kuid väga paljud, eriti muidugi ärganud, on hakanud asjale pihta saama tegelikult, sest nüüd loorid on eemaldumas ja varsti näeb seda tegelikult igaüks, kes selleks vähegi valmis on. Sest need varjatud jõud, mis on inimkonnaga manipuleerinud saladuste ja illusioonide kaudu, kaotavad oma nii-öelda haaret ja need avalikustamise väravad on juba avanenud. Iga süsteem, mida me oleme tundnud, olgu see siis valitsused, meedia, rahandus, religioon, haridus, teadus, ajalugu, eriti ajalugu, on ilmselgelt tegutsenud raamistikus, mis on loodud selleks, et hoida meid teadmatuses meie tõelisest väest. Kuid see ärkamisprotsess on praeguseks peatamatu. Kõrgelt arenenud tehnoloogiad, varjatud teadmised, varjatud tarkused, mahasurutud ajalugu ja elu tegelik päritolu maal tulevad suure tõenäosusega õige varsti päevavalgele. Millal täpselt, ma ei oska öelda, aga see on juba alanud. Ja kogu selle korruptsiooni paljastamine ja ühtlasi ka maavälise kontakti ilmsiks tulek ja kogu meie nii-öelda inimese olemuse mitmemõõtmelisus ehk siis meie selline multidimensionaalne eksistentsi, selle mõistmine purustab kindlasti selle vana paradigma ja toob kaasa uue maailma. Ja see ajastu praegu või see aeg, mis meil käimas on, mis meil algas selle aasta algusest nagu suure hooga, see on rohkem kui lihtsalt hetk ajas, sest see on kvanthüpe inimteadvuses. Kõik need inimeste eraldatus ja nii-öelda jagunemine, mis praegusel ajal on toimunud, kogu see hirmu ja puuduse illusioon asendatakse ühtsuse, armastuse ja küllusega. Ja inimkond lõpuks ometi astub nii-öelda oma tõelise potentsiaali, oma jumaliku potentsiaali nii-öelda juurde, võttes tagasi oma suveräänsuse ja võttes vastu tulevikku, mis on alati olnud meile mõeldud. Seega täna me peaksime olema valmis suurimaks muutuseks, mida maailm kunagi näinud on. Ja selles mõttes see tõe ilmsiks tulek ei ole mitte tulemas, vaid see on juba käes. Me ju teame, et see on alanud ja miski ei saa peatada, nii nagu öeldakse, miski ei saa peatada, mis on tulemas. Me praegu ütleme, et miski ei saa peatada seda,
mis igapäevaselt meile nähtavaks muutub. Ja kõigest sellest ma räägin tegelikult täpsemalt, eriti sellest ajaloo ümberkirjutamisest, räägin täpsemalt oma nii-öelda 26. märtsil algusega oma uues seminaris, mille pealkiri ongi teadaoleva ajaloo kustutamine. Ja seal me räägime kõikidest nendest asjadest ja ühtlasi ma puudutan ka Medbedsi teemat, aga täiesti teise nurga alt ja nurga alt, mis võib olla šokiks suure tõenäosusega, ma usun, et kõigile. Nii et selle seminariga saab ühineda, seda saab tellida nagu ikka minu kodulehelt www.kaialiisa.com/internetiseminarid ja selle seminari pealkiri oli siis teadaoleva ajaloo kustutamine. Ja nii nagu ikka, ära registreeru seminarile 2 korda, kui 1 kord esimesel korral mingil põhjusel jääb pooleli või ei saa edasi minna, siis ära rohkem registreeru, kui sa oled sellest registreerumise lehest juba edasi läinud, sest info saan mina kätte ja ma saadan sulle siis sinu meili peale, mille ma palun, et vaata, et sa õigesse lahtrisse kirjutad selle meili ja hästi korrektselt, et sa ei tee seal meili kirjutamisel viga, sest see info muidu ei jõua sinuni, ehk siis registreering võib küll läbi tulla, aga sinuni see seminar ei pruugi jõuda, sest süsteem ei tea, kuhu kirjutada, kui sa oma meiliaadressis vea teed. Ehk siis kui mingi takistus on, siis oota ära minu kiri, mis ma saadan ja toimi siis vastavalt, et ära palun teist korda ka hiljem sellele samale seminari registreeru, kui sa oled korra seda juba teinud. Nii et seminar teadaoleva ajaloo kustutamine, ma usun, et saab teile väga põnev olema. Ja seniks ilusat päeva. Kohtumisi.